tere tulemast tagasi minu vlogi. Homme öösel lähen ma reisile. Loodan, et see vlog tuleb põnev. Otsustasin, ma pean pakkima hakkama, sest et kell on juba 13:23 ja me lähme täna öösel lennuki peale. Mul on vaja täna õppida, pesema minna, pakkida. Nüüd on juba õhtu. Kell on mingi 8 läbi. Ma hakkan magama minema, sellepärast me peame kell 1 ärkama, et lennujaama minna. Ma pakkisin lõpuks asjad kokku, ma ei tea, pakkisin seda kottide asjad mingi 4 tundi vist. Siin on siis lennukisse padi, on ju, ja minu kohver. Siis siin on Xandri kotid. Vorstid läheb reisile. Kui Elevil saad 1-10, et 5 tundi lennata? 10. Nice, väga üli Elevil. La. Me saime security'st läbi ja me seisime järjest mingi tund aega vist järjekorras, sest nii palju inimesi oli. Me läheme nüüd turvakontrollist läbi, passikontrollist läbi ja nüüd me ootame lennukit. Olen nii väsinud, kell on 3 ja meie lennuk läheb 3:50, siis me lendame 5,5 tundi. Nägu nii mõlkis. Me jõudsime Egiptusesse. Me jõudsime nüüd lõpuks hotelli peale pikka sõitu. Hotell tundub okei. Meil on 5 tärni hotell. Hotell Royal või? Jah. Rehana Royal. Me jõudsime nüüd hotelli. Tuba on selline okei. Kaas on palju ruumi. Kell on 11:43 ja 30 kraadi on. Ja muidugi üks asi, mida me ei vaadanud, on see, et see hotell on siis suunatud rohkem nagu vene rahvusele, aga me kumbki ei oska vene keelt. Need kõik nagu paberid ja asjad, mis meile anti, on venekeelsed. Nii et me tõlgime siin neid lehti praegult ja vaatame, mis kell me saame süüa ja mis siin üldse nagu toimub ja värki. Peas, et ilm on lihtsalt hea ja sellest mulle piisab. Peast toidumürgitust ei saa. Nii, me jõudsime nüüd tuurile. See on rand. Kuidas sa rahul oled rannaga 1-10-ni? Tundub norm. Tundub väga okei. Me lähme vaatame, siin jagatakse kuskil tasuta popcorni. Seal, ossa Jeesus, mis järjekord. Me oleme nüüd tulnud õue basseini äärde. Me leidsime siukse natuke vaiksema basseini koha, kus ei ole rest mitte ühtegi inimest, aga seal põhirannas, seal mere ääres on räigelt inimesi ja nad ajad nagu Ja me nüüd praeme ja siis mõtleme edasi, mis me teeme, sest me oleme täitsa nagu magamata täna. Meil oli just väike lõunauinak. Kell on mingi 3. Me lähme vaatame siia poodidesse, mis meil maja ümber on. Ja siin on siuke ümbrus. Tegelikult on nunnu ju. Me käisime just shoppamas. Egiptuse mehed on sellised, et nad tulevad sulle konkreetselt kaela. Hello, my friend. Nüüd me lähme viimased tuppa ära ja siis me lähme otsime mingi snäki värk on kuskil, et saab mingi snäkke. Sealt friikartulid või mingi sai me proovime täna. Täidetud kartul siis mingite ubade ja maisiga. Külm, selge. Õhtusel alles tuleb, nii et me väga palju süüa võtnud praegu. Xander näitanud outfiti. Me lähme õhtus sööma. Valge kott. Minu outfit tuleb ka. Me lähme nüüd oma esimesele õhtusöögile. Esimene päev ongi läbi saamas. Käisime söömas, söök oli mega maitsev. Ja nüüd tulime tuppa. Ma ei tea, seda konti panime sisse päeval ja mul on kurk veits haige, nüüd ma võtsin kurgukommi. Kuna meil toas internetti ei ole, siis me vaatasime mingid alla laetud videosid. Ja lähme täna suht varakult magama, sest me oleme reaalselt mingi 24 tundi kohe üleval olnud, nii et nagu homme varakult sööma ja siis päevitama. Tere hommikust! Täna on järgmine hommik. Teine päev Egiptuses ja kell on 8 hommikul. Nii et see on minu outfit hommikusöögi.
Lähme hommikus sööma ja pärast lähme grillima. Kuna siin on nii kuum ja mul ei ole üldse isu, siis ma võtsin lihtsalt mingi sellise saia. Sellepärast see vähe seda, ma ei tahtnud rohkem. Ja melonit, kurki. Aleksander võttis muna. Ja me lähme esimesele kärssamisele, ametlikule kärssamisele. Aga naakna ravimitega muidugi see, et näkku ei tohi põhimõtteliselt üldse päikest saada, nii mul on näole päiksekreeme nagu väga mitu tükki kaasas. Saime endale tänaseks sellised päevitustoolid. Saime siia, oli mõnus. Sander on nii elevil kogu aeg, kui ma vlogi teen, et see on ebareaalne. Vaadake, kui ilus voodiga unistus meile tehti. Meil on nüüd mingi 1 ja me oleme basseini ääres. Käisime infotunnis, kus meile siis nagu räägiti veits mingi, mis siin teha saab, aga kuna me ei plaani midagi väga teha, siis meid väga ei huvitanud. Nii et me nüüd tulime päevitama teist korda täna. Sander juba grillib seal. Varsti lähme sööma ilmselt midagi. Võtame jäätist või midagi sükest mõnusat. Pärast lähme veel poodidesse. Õhtul on meil siis laud Itaalia restoranis. Me tulime päevitamas tagasi ja lähme kohe lõunat sööma. Pärast lõunasööki me lähme merre ujuma esimest korda. See on siis tavaliselt see koht, kus me päevitame ja siin on meie väike nagu terrass, nii et mega bänger. Täna lõunaks on siis fried chicken, söötsin kurki, riisi ja spraidi. Aleksander võttis kartuliputru ja see põhimõtteliselt sama asi. Väliköögis tehakse veel igast nagu lihasid ja saiasid ka nagu koha peal niimoodi freshilt, nii et Aleks võtab endale nüüd liha. Ja me eriti palju ei võtnud süüa sellepärast, et meil on kell 19.30 juba restoranis õhtusöök. Me ostsime endale toredaid kotte. Original. Aga kord siukse hinnaga sai, see kõige suurem kott oli 15 €. Pluss soodukas, -20%. Minu ilusate silmade eest. Ilusad lazy eyes. Me tulime täna siuksesse teemarestorani nagu Itaalia. Ja nüüd me oleme siin ja see on siuke, et sa saad nagu tule selle sisse ainult nagu bookinguga. Ja me bookisime täna õhtuks 19.30 ja meil on väike appetizers. Ja siin on küll väga Itaalia vibes, see on siuke hästi pisikene nagu ja sealt ustest läheb välja nagu õue. Aga väga bänger on, me tellisime 2 pizzat ja kohe proovime, kui head, et see on kui Itaalia pärane see siin on. Jämmi, me hakkame nüüd sööma. Nii, me saime labubud. Mina sain lilla, aga ta nagu pea on nii suur, et see kostüüm ei lähe kinni. Nad on kõvad. Ta seda võlutrikki, mida sinu labubu oskab teha. Kiilakaks mida. Oota, väike labubu pepud ka. Ja, kas sa arvad, et see 5 € on seda väärt? Ma ei tea, sa maksid. Ma maksin, jah. Aga noh, ei selles vahet ei ole. Äge on ikka. Ei, see on naljakas. See on meie ilus hotelliõu. Meie elame kuskil seal. See on minu tänane outfit. Näita nüüd enda outfiti. Väga ilus. Meil on oma koristajaga nüüd väike fight, et kes teeb ägedama rätiku kuju ja meile õppisime tegema luikasid. 3. päev ja tulime praegu päevitama ja ma ei tea, mis siin nagu toimub, kas see söök on nagu nii ebakvaliteetne, aga põhi on kogu aeg alt ära ebareaalne. Me täna üritame süüa nagu ainult mingit saia ja mingit sikest nagu asja, mis ei saa väga halb olla. Tulime siis tuppa ja peale meie seda ilusat luikade värki jäeti meile nii nunnu, siuke lilleke. Ühesõnaga me käisime päevitamas. Täna vist kõige kuumem päev, mis siiamaani olnud on. Me chillime nüüd toas. Veitsa sööme krõpsu, näitan kohe vassime mingid krõpsud. Nagu laimi ja mingi koriandriga äkki või. Täna sööme natukene nii-öelda nagu komfimat sööki, et ei tuleks mingit kõhuvärki jälle.
ma pole terve päev filminud, sest me reaalselt aimupäevitasime. Aga me lähme praegu välja. Me lähme praegu õhtusöögile ja ma panin selle sama lillelise seeliku, käekotike, panin kõrvarõngad ja käevõru. Ma ei viitsinud ennast meikida, nii et ma lihtsalt panin midagi jõusamat kõrva. Siis õhtul mängime kaarte ja lihtsalt chillime, sest täna sai nagu korralikult päikest võetud ja täitsa palav on olla austööds. Ma võtsin täna endale grillitud kana, köögivilju ja riisi. Sander võttis täpselt sama. Tundub mega bängar. Siin need grillitud asjad on nagu mega head, sest et muidu on siin ülirasvased söögid, mis on tulnud kuskilt, ma ei tea, kust nad siis nagu fritivad neid, et need nii rasvased kogu aeg on, eriti mingi kartul näiteks on mega rasvane alati. Aga alati, kui nad nagu ise siin õues grilli peal teevad, siis on mega head söögid. Me tulime sellisesse nunnusse kohta. Siin tegelikult on meie hotellibasseinid ja siis siin päeval inimesed on nagu, no see on nii fully booked kogu aeg, aga õhtul on bängar, seal on meri. Me tulime siia kaarte mängima. Tere hommikust! Meil on 4. päev ja me lähme praegu hommikust sööma ja õues on väga kuum juba, aga me oleme väga õnnelikud. Väga õnnelikud. Sest me oleme reisil ja jään olla. Ja siis meie tänane plaan on jälle praadida. Ma täna praadima uuesti ja kuna ma sain aru, et ma pole reaalselt üldse pruunimaks läinud. Nagu ma olen nii närvi, mul läheb nii kiiresti päevitus maha ja see on nii kurb reaalselt. Nii täna ma otsustasin, et ma ei ole enam okei inimene ja ma võtsin oma karrotikreemi välja. Kreekasse veits aitas mind. Loodame, et aitab siin ka. Ma panen seda ja siis ma panen päiksekreemi ka peale. Tulime tuppa, on ju, ja siis meie koristaja jättis meile siukse nunnu sõnumi laav ja vend jättis meile tasuta ujumisprillid. Kuule, need on suht kliinid küll. Need on suht ägedad. Ja meie koristaja tõi meile ka 3 pudelit tasuta või 4 pudelit tasuta vett, me ühe jõime ära. Nii et see on mega nice. Me oleme koristajaga siuksed pestukad. Õhtusöögile. Kui kedagi huvitab, mida me täna tegime, miks ma üldse ei filminud siin sellepärast, et me käisime meres ujumas ja ma ei võtnud selle telefoni kaasa. Pärast seda me päevitasime veel maja ees ja siis me läksime torudesse. Me sõitsime torudesse, oli nii lõbus reaalselt, see oli nii lõbus. Its põlesin ära ka nagu siit, aga noh, see on okei. Tänaseks õhtusöögiks on mingi juustusai, grillkana, riis ja porgand. Ma olen nii elevil, et süüa. Täna on siis 5. täispikk päev. Ärksime täna hommikul ülesse, siis läksime sööma, sõime Nutella saia lihtsalt, sest siin ei ole normaalselt hommikusööki väga. Tänane plaan on veel minna torusse mingi hetk, süüa, chillida ja võib-olla lähme mere äärde ja siis võtame teid kaasa ka korraks. Me tulime sööma ja tänases menüüs on ananasimahl, siis on kana, friikartulid, porgand, mingi ahjukartul, mingi ahjusai. Ja no ühesõnaga, ma ei tea, ma võtsin kõike. Cheers! Tere! Kätte jõudnud ongi juba reede. Ja ma ütlen ausalt, pole väga palju midagi filminud, sellepärast, et me oleme lihtsalt päevitanud. Täna ongi reede hommik, kell on mingi 8 läbi. Ja me lähme praegu hommikust sööma, aga reis on olnud väga tore. Lihtsalt mida ma igatsen on Eesti söök. Täna ma võtsin hommikusöögiks krõbinad, millele panen pärast piima juurde. Siis ma võtsin melonit, ühe Nutella saia, sest need on kõik natuke turvalisemad asjad, mida saan reaalselt süüa. Kuigi see piim on nagu veits kahtlane, veits kardan seda piima, ei ole seda piima siin joonud. Nii et Wismiller. Täna on kõige tuulisem päev. Ehk siis mingid haid lained on. Ja siin muidu pole üldse laineid. Vaadake seda nüüd. Ui! See on siis meie ala.
Seal on 2 toru, kus ma oma põlve vigaseks kukkusin. Seal on basseinid, seal on lastetorud ja siis sealt saab nagu mere äärde. Ja nüüd me lähme tuppa. Hommikuselt oli okei. Tulime riited vahetama, ma panin oma roosa bikiinid. Näole pole päikest põhimõtteliselt üldse võtnud, sest et akne. Protect and Tan 30 SPF oleme siin kasutanud ja oleme saanud nagu pruunimaks, aga ei ole nagu ära põlenud. Jah, mul on see päevitus ka selline, et nagu ma käin reisil, siis ma tulen Eestisse, siis 2 esimest pesu ma olen pruun ja siis ma lähen mingi kuradi valgeks ära nagu. Mul ei püsi üldse päevitus peal, ma olen kõike teinud. Ma enne koorisin, kuradi rasseerisin, kreemitan kogu aeg, iga õhtu, lõunal ei tööta. Sander läks pinki varastama, lubati võtta. Päevitamas on käidud. Täna sai kurdi korralikud, issa ma juba näen, et ma olen punane. Kell on mingi 12, kell 12:30 tegelikult. Ja nüüd me tulime tuppa. Me oleme talle iga päev päris korralikult tippi jätnud, siis ta teeb meile siukseid nunnukujukesi ja värki. Nii armsad. Ja me võistleme temaga, me oleme talle vastu ka teinud iga hommik. Kell on mingi 1. Võtsime seekord telefoni ka kaasa. Ja näete tuvi, mu sõbrad ka siin. Aga täna on nagu siuke värk, et kuna lained on nii suured, siis on punane lipp. Eks siis sinna alla nagu niisama chilli ma ei saagi minna. Aga õnneks me ei tahagi. Nii et me lähme siis ulbime. Ja siin on mega ägedaid kive ka, nii et võtsime neid ka. Saime jäätist. Sander tõi meile mango ja mingi valget jäätist. Ja siis me istume siin mere ääres ja sööme jäätist. Te jäätsi teistest 90-ni. Mango mulle meeldib, et see on niuke 7,5. Niuke 6,5. Jah, mulle meeldib. See oli maasikaga ka, mulle meeldis see rohkem ja šokolaadiga meeldis ka rohkem. Aga see oli nii bad. Kell on nüüd mingi 4 kohe varsti ja me tulime siia enda maja ette põhimõtteliselt selle lamamistooli peale. Ma panin hommikuvantli selga. Mul on tunne, ma sain täna mingi päitse pista, kuigi mul oli nagu müts kogu aeg peas või siis sõin midagi jälle, ma ei tea, mis ei sobinud mulle. Aga veits nagu sitt olla. Veits külm on ka. See on meie rõdu seal. See on see main bassein, kus me kogu aeg hängime. Homme ongi viimane täispikk päev, mis on nagu päris kurb tegelikult. Ei taha üldse koju minna, ei viitsi tööta, viitsi midagi teha. Tahaks lihtsalt pikutada veel ja chillida ja värki. Aga ei, peab hakkama tööd tegema jälle ja minema back to real life. Aga ei, selle eest oli meil väga ilus puhkus. Kuidas on? On või? Tere inimesed, tahtsin selle update'i teha sellepärast, et tulime õhtus sööma ja saate aru või? Ma sain päikse pista, mul on nii paha olla, mul on nagu, mu keha on nii kuum, et mul on vahepeal külm ja see on hästi äge, aga kui Sander ütles, ma pean kindlasti sööma, nii et ma tulin sööma ja ma võtsin riisi ja kana, nii et noh, that's the food. Ega siin muud ei olegi, lapsed karjuvad ja pidu käib ja ega muud ei olegi, lihtsalt oleme. Me ei ole vist ühelgi peol nagu vist nagu väga kaua olda ja ühel oli ta veits kauem. Ja mingi 50. Jah. Me oleme vanad inimesed juba, me ei jaksa. Ja üks probleem on veel. Alati siin nagu õhtul, kui peod käivad on ju, siis siin mängitakse alati nagu meie idanaabrite muusikat. No, nende rahvuse laul, nagu laule. Ja no me ei oska kaasa laulda, vaata. Noh, ei oska vaata. Tint, 2, 3, 4. Ja, 6, 7, 8, 9, 10. Ja kõik, mis ma oskan.
meil on täna viimane täispikk päev. Koduigatsust nagu otseselt ei ole. Võib-olla ainult veits on nagu söögiigatsust, tahaks normaalselt sööki saada lõpuks. Posti sai. Mida sa kõige rohkem igatse, mis sööki? Head kana. Head kana ja mingi head kartulit ka. Sest mitte nii rasvast. Tulime päevitama, aga ma ei saa väga nagu päikse käes olla, nii et ma olen varjus, aga I love it. Oh my god, vaadake, tulime täna tuppa ja meile tehti selline elevant. Täiega pänger ju. Siis saab peitu ka minna. Me pikutame ja saame varsti lõunat sööma ja saame mere äärde. Mu kõht ei kannata seda sööki siin üldse nagu. Aga mis teha? Life's crazy. Vaatad aru, et mu näpp on sai. Jaa. Mida Elli? Vaadake, kui palju kalu. Meres ka video tehtud. Emotsioonid on kurvad. Kui sa pead sihukesest kohast ära minema, et saaks story. Kas midagi oli kuulda? Ma ei tea, aga mõte loeb. Õhtu enne äraminekut, meil on viimane öö siin hotellis ja me hakkame vaikselt pakkima, sest et meil ongi täna õhtusöök. Homme hommikul küsime, äkki saame seda check-out'i nagu lükata hilisemaks. Siis homme õhtul lähebki buss lennujaama ja 21.50 või mingi siuke läheb meil lennuk, nii et see on päris kurb. 21.42 ja me mõlemad oleme suht suremise ääre peal. Mul on mingi literaalselt tunne nagu kõhuviirus oleks, aga lihtsalt ma sõin jälle midagi, mis fucking ääritas mu kõhtu. Sest kõhus on nagu nii raske olla ja nii lappes lihtsalt. Üks asi, mida kõige rohkem Eesti puhul igatsed on Eesti söök. Ja Aleksandril on ka kõht valutab, mis on hästi tore. Ja õhtusöök oli lihtsalt 10 täna. Nagu muidu oli õhtusöök hea nagu ja üldse söögid olid nagu pigem head ja kõik oli väga nunnu. Aga no tänane õhtusöök, no see oli nii lappes. Ma mõtlesin, ma hakkan reaalselt oksendama, nagu see oli nii juba. Söögid olid mingid nii imeliku maitsega ja nii rasvased ja issand, see oli nii ma ei taha üldse vinguda, nagu muidu on olnud väga super kõik ja nagu I love it here, väga tore on olnud. Aga see viimane õhtu kuidagi oli nii lappes, pluss endal kõht on ka nii korrast ära ja siis see nagu söök oli nagu 34 eurot siis kokku. Et tuba pikendada 5 tundi ja 40 minutit. Me ilmselt maksame selle ära ja pikendame, siis me saame pesus käia magada veel enne lendu ja nii ongi selles mõttes, et reis on tore olnud, kahju on nagu ära minna, aga viimane õhtu on olnud suhtsuke pampi. Meil on 3 sõpra ka siin juba. Liblikamees, Liblikamees ei teata, meie sõber on. Siis teine on üks vetelpäästja, kellele me oleme 2 purki Coca-Colat piin, sest et ta nagu stragelib iga päev ja siis ta on nii kurb vaadata. Ja ta on tubli ja teeb nii palju tööd ja ta ei ole telefonis mitte midagi teist, istub päikse käes 10 tundi ja nagu see vetelpäästja. Korista, issand, korista on homie. Teeb meile nii äge kujukesi iga päev värke, see on äge. Ega muud ei olegi, me lihtsalt chillime, et täna ja mingi puhkame veel veits ja läheme magama ja siis homme ärkame loodetavasti ilma kõhuvaluta ja ilma probleemideta. Tere hommikust, täna on viimane päev, kell on mingi 10 äkki või? Mul on mingi kõhuprobleemid nii haigelt, see on ebareaalne. Nagu me guugeldasime veits, mis see võib olla ja see oli nagu, kui tavaliselt on nagu pallipelli, siis mul on nagu Egiptuse pelli. Et see on nagu see söök on lihtsalt nii lappes nagu, oh my god. Siis ma olen söönud lihtsalt saia ja mingid kuradi, no. Ja me peame täna õhtul tagasi Eestisse lendama. Mu söögitoru nagu valutab juba sellest nagu kõigest. Üliäge lõppreisile. Pikendasime tuba ka 5 tundi. Sest noh, kus ma oleks niimoodi olnud. Pray for me. Okei, tere tulemast tagasi vaatama minu reisi lõpu katastroofi.
Xander käis apteegis ja tõi mulle mingit rohte. Sellepärast, et mul oli nii lappes olla, nagu ma mõtlesin, et nagu I'm gonna pass out, I'm gonna die. Aga kõik on hästi. Aga ma sain 3 rohtu. Üks on mingi Diaks, siis siuke lahus. See on siuke, et kui kõhus nagu väga hullult keerab või valutab. Nii palju, kui ma lugesin, siis kõik need rohud siin peaksid olema mega korralikud ja nagu mega head. Ega jah, hästi äge selles mõttes mingi Egiptuse pilli saada viimane päev. Aga ma ei tea, mis mul nagu juhtus, selles mõttes sõin mingit sitta. Enda arust räigelt vaatasin, mida ma söön. Räigelt vaatasin. Igat asja ma ei söönud mitte midagi, sellepärast, et ma kartsin, et ma saan sealt mingi haiguse või mingi bakteri või mingi... Aga no tuli välja. Et vahet ei ole. Ja nüüd on nagu hästi äge see, et ma pean minema lõunal uuesti sööma. Ja ma ei julge mitte midagi võtta seal reast. Nagu ma ei julge, ma ei taha siin mitte midagi süüa. See on nii lappes lihtsalt. Xander käis apteegis ja enne teda keegi ostis täpselt sama selle rohu nagu. Ma tunnen, et kõik mingi surevad siin lihtsalt. Kui tahate tulla Egiptusesse, siis nagu prepare for this. Ma nüüd lähen üritan veits päevitada võib-olla. Naudin veel seda reisi nii palju kui saab. Tulin nüüd õue. Õues on tegelikult mega ilus ilm. Ja mega kurb on nagu see, et mul on nii halb olla. Aga nüüd ma lähen passu äärde. Viimane päevitamine veel enne. Võib ära minema ja tegelikult on veits kurb ka nagu. Ma igatsen ainult Eesti sööki. Ülejäänud ma võin siin olla nagu. See on meie viimane lõunasöök. Kuna mul kõht valutab ja on haige, siis minu söök on kuklid ja riis. Mis sa sõid? Ma sõin kartulit, natuke kartuliputru, siis beef shawarmad ja Egiptuse saia. Aga kuklid on küll mega bängerid, nagu neid polegi varem söönud. Meie viimane ujumine enne, kui me lähme koju. Päike hakkab loojuma. Xanju ujub, ma just käisin ujumas. Jee! Kas sa oled sääd ka või? Jah. Pigem oled. Igatas jah, siit hakkabki meie Egiptuse reis vaikselt kokku. Oltima ennast. Viimane ujumine on tehtud. Asjad on vaja veel kokku pakkida ja siis vastu ongi juba check out. Tegelikult on mega tore, kui välja arvata see söögi osa, siis oli nii tore reis. Ja see ümbrus on lihtsalt nagu nii ilus ja nii tore ja mul oli parim reisikaaslane. Ja üldse nii kurb on nagu alati reisist ära minna, siuke veits bitter sweet, et igatsen nagu Eestit, aga samas siin oli nii mõnus. Igates jah, ma loodan teile meeldis see reisivlog ja endal on ka kindlasti nii äge kunagi tagasi vaadata. Ja õhtul läheb lennuk Eestisse. Ega ma rohkem siin midagi ei tee, nii et tšau! Tee veel mingi lõpupoos mu vlogile. 3-6 ja pätti ka palun.